Ma tahan sinuga rääkida mõne sõnaga narratiividest ja sellest, et kes räägib kõige usutavama loo või räägib seda kõige valjemalt või räägib seda esimesena, siis üldjoontes see on ka see inimene, kes juhib mängu, juhib tähelepanu ja juhib ka seda, kuidas teised inimesed, kes seda lugu kuulavad, usuvad, asju hakkavad nägema ja kuidas nemad hakkavad ka käituma. Ja minu meelest on sellest ülioluline rääkida nii isiklikust perspektiivist kui siis tegelikult ka kõige praegu maailmas toimuva valguses. Nii maailmas kui siis ka Eestis. Et noh, tõenäoliselt, kui sa just pappkastis ei ela, siis meil on algamas kolmas maailmasõda, algamas, alanud, siin on keeruline öelda. Ja tegelikult ega meil Eestis ei ole ka kõik asjad just kuigi hästi. Ja on väga palju erinevaid perspektiive ja hästi palju, hästi tugevalt praegu luuakse sellist polaarsust. Noh, kes on hea, kes on halb, hästi palju siis presenteeritakse seda, et noh, et justkui nagu kes, miks, mida teeb ja kellel on siis need kõige üllamad kavatsused. Ja ma olen viimasel ajal hästi palju näinud kuidagi ka sellist tugevat polaarsust enda tuttavate hulgas, sellise poole valimist ja siis selle nagu õigustamist ja põhjendamist ja nii-öelda nagu võõras lahingus kaasa võitlemist. Ja seda nii selles vallas, mis puudutab Eesti poliitikat, kui siis ka maailmas toimuvaid asju. Ja minu meelest on siin ülioluline, mida ma tegelikult tahan sulle selle videoga öelda, on see, et ole hea, kui sa vähegi saad, säilita objektiivsus kõige osas, millega sa puutud kokku ennekõike läbi massmeedia. Sellepärast, et täna tegelikult meedial on metsikult, ka sotsiaalmeedial, ka väga suurte jälgijatega mõjuisikutel on tegelikult väga-väga suur mõjuvõim selle üle, kuidas meie maailmavaadet kujundatakse, mida meie peame tõeseks ja mida me siis nagu ka teeme, kuidas me valikuid langetame, kuhu suunas me jookseme. Nüüd see, kes räägib loo, loob narratiivi ja sellega me oleme kokku puutunud väikesest peale. Raudselt oled lugenud mingeid muinasjutte, vaadanud mingisuguseid multikaid, filme ja narratiivi loomine, sisuliselt iga loo autor tegelikult üsna alguses juba paneb paika ja ei ütle seda otse välja, aga üsna selgelt presenteerib meile, kes on peategelane ja peategelane tavaliselt kõigis lugudes on hea tegelane. Tihtipeale tegemist on kellegiga, kes on siis kuidagimoodi üllas või siis inglise keeles on see selline hea termin underdog. Et nagu keegi, kes siis nagu kuidagi on hea. Ja jällegi hea-halb on meil sotsiaalsed konstruktid, mis erinevad kultuuriruumid ja seda minu meelest ka hästi oluline alati silmas pidada. See, mis on hea Eestis, ei ole hea Araabia maades. See, mis on hea Araabia maades või normaalne, on meil Eestis väga tugevalt sotsiaalselt taunitav. Mis tähendab seda, et kõik see, mida me heaks ja halvaks peame, on meil ka puhtalt kultuuriliselt paika pandud sihuke nii-öelda social conditioning. Niisiis. Väikesest peale on meid sellega ära harjutatud. Meid on ära harjutatud ka sellega, millistele omadustele, kriteeriumitele vastavad head tegelased ja millised on siis halvad tegelased. Meid on väikesest peale programmeeritud kaasa elama ja ennast samastama valdavalt nende peategelastega, nende kangelastega, sellepärast et üldjoontes nendes lugudes on ikkagi niimoodi, et hea tegelane päeva lõpuks võidab, ületab seal mingid takistused, värgid, särgid, keegi tuleb päästab ta ära, ja siis ta saab kas siis, ma ei tea, selle unistuste printsi või siis unistuste printsessi või ma ei tea, saab kuningaks, kuningannaks, mis iganes. Ehk siis, et see üllas peategelane, kes siis kannatab hästi palju, ületab igasugused raskused, kellel on siis mingisugused vastasjõud, siis kuidagimoodi päeva lõpuks, loo lõpuks ta võidab. Mis tähendab seda, et see on hästi tugevalt kujundanud meie mõtlemist ja meil on tendents ja ma väga loodan, et sa praegu kuidagi võib-olla lased enda seest ka läbi juba nagu mingeid enda alateadlikke lugusid, seoseid ja kas sa võimalik, et elad ka mingisuguses muinasjutus, ainult et päriselus see muinasjutt ei rullu päris nii lahti nagu peaks. Ehk siis meid on harjutatud looma polaarsust, duaalsust ja me tegelikult taandume sellise mustvalge mõtlemise juurde kriisiolukordades, stressiolukordades, siis kui on hästi palju müra. Ja tänapäeva mürarikas maailmas meil on väga raske süveneda kõigesse, millega me kokku puutume, mis tähendab seda, et meil on veel suurem tendents olla hästi mustvalged, hästi kiiresti luua seoseid, midagi kuhugi kasti ära panna selleks, et luua sisemine rahu, vabaneda sellest sisemisest ärevusest ja seda sellist sisemist mentaalset ärevust, eriti ebakindlatel aegadel, kui väline on ebakindel, siis nagu sisemine ebakindlus on midagi, mida on väga-väga raske taluda, mis tähendab seda, et seda rigiidsemaks muutume me mõtlemises ja seda suurem
seda suurem suletus meil tekib ka igasuguse uue või teistsuguse info osas. Ja see on ka see sihuke ohukoht, mis tekib siis, kui keegi näiteks otsustab hästi tugevalt ära, et mul on õigus, sellepärast et nii kui sina ka näiteks otsustad ära, et davai, kasutan korra võib-olla seda mingit rahvusvahelist konflikti, on ju, et kui sa otsustad ära, et USA on hea ja Iraan on halb, on ju, siis sa oled täiesti suletud igasugusele infole, mis võiks seda sisemist tõde või tõekspidamist loksutada. Sa hakkad tõlgendama kõike läbi selle filtri ja siis lihtsalt välja noppima neid detaile ja fakte, mis kinnitavad sulle seda, mida sa juba tõeseks pead. Ja see on üliohtlik koht, see on üliohtlik koht, sellepärast et seal me muutume hästi pinnapealseks, hästi mustvalgeks, hästi ründavaks, reaktiivseks teiste suhtes, tihtipeale ka tõe suhtes ja seal meil on ka tegelikult oht teha hästi rumalaid käike otsuseid, sellepärast et me ei näe, ei taju olukorda terviklikult, me ei saa asjadest päriselt aru ja siis tihtipeale see niisugune nii-öelda reptiili aju lükkab ennast sisse ja siis me hakkame lihtsalt ellujäämisest ajendatult tegema mingisuguseid valikuid ja pimesi kuulama igasuguseid inimesi, kes lihtsalt tunduvad, mõjuvad autoriteetsena. Jällegi, millised inimesed on autoriteetsed, seda on meile maast madalast jällegi programmeeritud. See on hästi hea lihtne näide on see, et minu meelest, ma ei oska sulle praegu öelda, kus kohas see uuring viidi läbi, aga kusagil uuriti seda, et sisuliselt kui sa paned inimesele selga arstikitli, siis ta võib sulle maha müüa ükskõik mida lihtsalt sellepärast, et väikesest peale meid on õpetatud pimesi uskuma arste, sellepärast et arst teab ja arsti retsepti tuleb ju jälgida, arsti kirjeldusi tuleb jälgida, muidu sa ei jää ellu või siis su tervis saab kahjustada. Ehk siis sisuliselt nii, kui sa kellelegi paned arsti tiitli külge või paned selga talle kõige pinnapealsemal tasandil, paned tal selga arstikitli ja selles uuringus oli välja toodud hästi palju ka selliseid nagu internetipettuseid, kus tegelikult lihtsalt täiesti suvalised inimesed presenteerisid ennast arstina, kandsid arstikitlit ja siis teised inimesed pimesi uskusid seda, mida nad soovitasid ja siis ostsid mingisuguseid tooteid, teenuseid, tarbisid midagi ja siis hiljem tuli välja, et tegelikult tegemist oli petistega. Ehk siis meil on tendents hästi kiiresti pinnapealselt luua seoseid, mingisugune ülikonnas tüüp, selge, usaldusväärne, autoriteetne, davai, mul on turvaline talitada tema antud juhiste järgi. Mida suuremas stressis me oleme, mida ebakindlamas kohas me oleme, siis seda suurem tendents või mida rohkem ümbritsevat müra on, seda kiiremini me hakkame neid otsuseid tegema ja siis, nagu sa juba aimad, siis seda ohtlikumatesse kohtadesse see kõik meid välja võib viia. Ehk siis see, kes räägib loo ja meedias on seda eriti hästi näha, ka Eestis, eks ju, et kui palju meil on olnud mingeid skandaale, kus tegelikult juba selle mingisuguse artikli autor me tegelikult saame aru, et ta on juba valinud mingisuguse poole ja siis ta presenteeribki kedagi ohvrina või siis kedagi pahalasena, selle kurjategijana, rahvavaenlasena. Et hästi palju on seda sellist uhuude tühistamise värki, on ju, et kus nagu võetakse mingid faktid ja siis nagu nende faktidega mängitakse vastavalt selleks, et luua kellestki mingisugune pilt. Hästi palju me näeme seda poliitilistes skandaalides, hästi palju me näeme seda ka siis, kui võib-olla mingid tuntud inimesed on omavahel konfliktis, et siis tegelikult loo autor ja me võime siin spekuleerida ka, et kas lugu on tellitud ja kinni makstud ja kes sellest võidab ja kelle jaoks on siis kasulik luua mingisugune kindel avalik kuvand sellele asjale. Aga minu meelest ka lähiminevikus on meil siin päris palju läbi käinud meediast selliseid ka tuntud inimeste omavahelisi konflikte, kus me objektiivselt vaadates saaksime aru, et ka see mingisugune artikkel on tugevalt polariseeritud ja üritab luua avalikku kuvandit, mis teenib seda kindlat osapoolt. Ja meil avalikkusena on tegelikult üsna suur mõjuvõim, tead küll, me ise moodustame selle ühiskonna, keda me nii väga kardame, tead küll, seesama hirm ühiskondliku hukkamõistu ees, meie ise olemegi see ühiskond. Ja mida pinnapealsemaks me muutume ja mida vähem me hakkame kuidagi objektiivselt eristama ja tutvuma erinevate vaadetega ja seama kahtluse alla seda, mida meile räägitakse, siis seda ohtlikumaks me muutume mitte ainult teineteisele, vaid ka iseendale. Ennekõike just nimelt seetõttu, et me hakkame tegema väga rumalaid otsuseid ja valikuid ja kogu meie väärtuslik aeg ja eluenergia kulub tegelikult selleks, et teiste inimestega võib-olla kusagil interneti vahendusel anonüümselt võidelda. Õigustada enda seisukohta, tõestada, et keegi on siis hea ja keegi on siis halb. Ja taaskord, kui me räägime sellistest ühiskondlikest võimumängudest, on ju,
siis see on ka eesmärk, sellepärast et inimesed, kes võitlevad kogu aeg omavahel ja kes nagu hästi palju aega, tähelepanu ja energiat kulutavad tühja tähja peale, ei suuna oma ressursse ega tähelepanu kunagi sinna, kus see ühest küljest võiks võimuorganitele ohtlikuks muutuda, teisest küljest on need inimesed üldjoontes üsna kehvas kohas omadega, kergesti juhitavad ja mõjutatavad. Ehk siis kõike seda ma räägin sulle selleks, et võimalik, et sa hakkaksid natuke rohkem arendama seda objektiivset eristamise, individuaalse mõtlemise võimet ja hakkaksid üha rohkem kahtlema selles, mida sulle räägitakse, üha rohkem küsima endalt, et okei, et aga mis kasu selle loo rääkija, kes on see loo rääkija ja mis kasu tema saab sellest või kellele võib olla kasulik, kui mina usun seda kindlat pilti või kuvandit. Kellele võib olla kasulik, kui mina arvan näiteks, et USA on hea, Iraan on halb, et mingisugune erakond on nagu lauslambad, kes üritavad Eesti hukata. Kui nüüd näiteks mina usungi, et üks erakond ongi lauslambad ja nad üritavad Eesti ära hukata ja siis on mingi teine erakond, kes on hullult hea, hullult üllas. No ilmselgelt ma lähen valimistel siis suurema tõenäosusega ja valin mingisuguse teise erakonna, on ju. Või siis vähemalt ma lähen nagu tugevalt polariseeritud kaasa sellega, et ma hakkan neid teise erakonna esindajaid võib-olla isiklikult internetis vihkama ja siis seeläbi põhjustan neile psühholoogilist, emotsionaalset kahju. Ja psühholoogiline emotsionaalne kahju on muide teine teema, millest oleks hästi põnev rääkida, sest et sellest räägitakse üsna vähe ja üks asi, millega ma olen kuidagi tööalaselt hästi palju tegelenud, on just nimelt see sellise emotsionaalse ja ka mentaalse vastupidavuse arendamine ja mulle tundub, et see on tänapäeva maailmas väga palju olulisem kui puhtalt niisugune füüsiline enesekaitse. Et tegelikult meie närvisüsteemi seisukohast ei ole suurt vahet, kas meid ajab taga mingisugune ohtlik lõvi või siis meid ründavad teised inimesed oma terava kriitika arvamustega. Eriti kui tegemist on võib-olla lähedaste või oluliste inimestega või võimul olevate inimestega. Nüüd, kui me tuleme tagasi nende narratiivide lugude juurde, siis maast madalast meid on harjutatud nendega ja meile ei räägita kunagi autorist, meile ei räägita kunagi sellest, kes on autor ja miks ta selle loo lõi, miks ta seda tegelikult teeb, miks ta meile seda lugu räägib nii, nagu ta räägib. Autor on alati peidus. Ja samamoodi meil tegelikult, kui me räägime näiteks meediast, siis hästi harva räägitakse sellest, et kui suur roll on tegelikult autori meelestatusel, on sellel, et millise meelestatusega on võib-olla see mingisugune meediakanal, kus seda avaldatakse ja võib-olla ka, kes on siis selle loo tellinud. Olgem ausad, väga paljud nendest lugudest on tänapäeval tellitud ja keegi kusagil saab kasu selle pealt. Minimaalselt saab sellest või minimaalselt, maksimaalselt üsna palju tähelepanu ja kasu saab sellest tegelikult ka meediaväljaanne ise, sellepärast et mida rohkem me vaatame, mida rohkem me kaasa elame, mida rohkem me sinna oma tähelepanu suuname, siis seda rohkem nemad selle pealt ka raha teenivad. Kas siis reklaamitulu või vaadatavuse pealt. Igal juhul kõik see, mida sulle räägitakse, ei vasta tõele ja on oluline aru saada, mis on selle inimese kavatsus. Kõigis kohtades ei ole vaja, mingites kohtades tasub lihtsalt nii-öelda nagu lükata kõrvale ebaoluline müra, kui see ei puuduta sind, ei ole sinu jaoks oluline, lükka kõrvale, liigu edasi. Kui me räägime nüüd nagu sinu jaoks olulistest inimestest, inimsuhetest, võib-olla olulistest sotsiaalsetest teemadest, probleemidest või siis maailmas toimuvast, siis kui sa tahad päriselt aru saada, siis minu soovitus on see, et kas isiklik kogemus on ju, otse loomulikult, kui me räägime näiteks sõjast, siis ma loodan, et ei sul ega mul sellist otsest isiklikku kogemust ei teki. Kui tekib, siis ilmselgelt me enam ei ole ka need neutraalsed ega objektiivsed, vaid siis meil on ka juba omaenda väga isiklik puutepunkt. Me kaotame alati selle objektiivsuse ära, kui meil tekib selline hästi isiklik puutepunkt. Ja see on ka tegelikult põhjus, miks kirurgid teadupärast eelistavad mitte opereerida oma lähedasi ja miks tegelikult ka inimestega töötavate inimeste puhul hästi tihti soovitatakse, et jäta oma lähedased rahule. Et isegi siis, kui sa oled super hea terapeut, siis ära ürita tervendada ja ravida enda lähedasi. Aga kui me räägime sellisest objektiivsusest ja kui sa tahad millestki aru saada, päriselt aru saada, siis teadvate teadlastel on oma mingisugune hüpotees, aga parimad teadlased on avatud sellele, et okei, et aga mis siis, kui mul ei ole õigus.
ja mulle tundub, et me täna oleme hästi ohtlikus kohas, kus meil on väga vaja, noh, sest et on ebakindlad ajad ja seda välist ebakindlust on hästi palju ja meil on väga vaja seda sisemist kindlust, me kipume klammerduma enda nende hüpoteeside külge, et okei, et mul on mingi oletus ja ma tahan nagu iga hinna eest, et mul oleks õigus. Ja nii kui mul või sul on vaja, et noh, mul peab olema õigus, on ju, siis lähisuhetesse juba on niisugune korralik konflikt ja vääriti mõistmine ja laev tüürib juba karide suunas, sellepärast et kui mul on vaja tõendada enda õigsust või tõestada sulle, et sul ei ole õigus, siis ma absoluutselt kaotan igasuguse avatuse mõistmiseks. Ja mõistmine on minu meelest ülioluline. Ja ma arvan, et see muutub üha olulisemaks lähitulevikus, mitte isegi kauges tulevikus, vaid lähitulevikus veelgi. Ehk siis hea teadlane läheneb mis tahes olukorrale sellise mingisuguse hüpoteesiga, aga hea teadlane võidab ka siis, kui tema hüpotees saab ümber lükatud. Noh, et oletame, et mul on räägitud lugu, et see inimene on nagu ilge kaabakas ja siis ma olen niisugune nagu okei, mul on mingi eluterve skepsis, aga lähme vaatame, teeme kindlaks, kas ta on kaabakas või ei ole. No nüüd üks selline hästi subjektiivne viis on koguda infot hästi erinevatest allikatest, see on tegelikult miski, mida ma soovitan sul teha näiteks siis, kui sa üritad sõjavõtmes tervikpilti kokku panna, et ära ainult kuula seda, mida võib-olla mingisugused USA allikad vahendavad või siis mingi BNS, ära kuula ka ainult seda, mida Eesti allikad vahendavad, vaid tutvu erinevate väljaannetega, võib-olla sealhulgas ka sellega, et mida Iraani meedia edastab, mida Iisraelis räägitakse, mida Saudi Araabia sellest arvab, mida Venemaa sellest arvab, mida Eesti sellest arvab, mida Soome sellest arvab, ehk siis mida kirjeldatakse, kuidas nagu kuidagi erinevad allikad toimuvat edasi annavad ja otsi seal mingeid ühiseid nimetajaid. Ja püüa aru saada ka seda, et seal taga, noh, kui me kasutame korra sõda näitena, on ju, siis kõigil on omad huvid sees ja sellest sõjast on nagu nii paljudel nii palju võita ja seal on nii palju nähtamatuid niiditõmbajaid ja väga paljudel erinevatel, nii tahaks öelda, et riikidel, aga asi ei ole ju ainult riikides, on ju, et siis nii palju erinevatel võimuorganitel on sellest konfliktist ja sellest, et nagu suur osa maailmast praegu vaatab sinna, vaatab hirmuga ja muretseb, kuidas see neid mõjutab, on nagu väga palju võita. Väga palju võita on siis ka nagu sellest, et me valime pooli ja läheme omavahel kaklema lihtsalt sellepärast, et me tunneme ebakindlust ja hirmu ja siis me kuidagi elame selle vihana välja. Ehk siis üks variant on nagu see, et kui sa tahad võib-olla mingi inimese kohta tervikpilti kokku panna, siis ära ainult kuula seda, mida ta iseenda kohta räägib, ära kuula seda, mida võib-olla ammugi ära kuula seda, mida tema kohta räägivad võib-olla mingid tema endised elukaaslased, aga kuula seda, mida räägivad selle inimese kohta nii need, kellele see inimene üldse ei meeldi, kellel on võib-olla isiklik põhjus teda vihata ja siis kuula, mida räägivad selle inimese kohta ka võib-olla tema sõbrad, mida sa objektiivselt suudad kokku koguda, ehk siis kogu infot erinevatest allikatest. Otse loomulikult isiklik kogemus on kõige parem, kõige objektiivsem, vahetu info kogumise viis, aga isiklikus kogemuses jällegi ma tahan siin rõhutada seda, et narratiiv mängib rolli, mis tähendab seda, et oletame, et kui kedagi on meedias hästi tugevalt tühistatud või siis mingisuguses skandaalis on teda pikka aega presenteeritud pahalasena, kurjamina, kaabakana, siis kui sa selle inimesega esimest korda päriselus kokku puutud, siis tee, mis sa tahad, aga see info, mis sa tema kohta kuulnud oled, nagunii mõjutab sind. Ja see on see koht, kus on ülioluline mitte uskuda, mitte samastuda oma meelega, vaid hoida enda meelel ka silm peal. Okei, mul on mingisugune eelarvamus, juba sihuke nagu kujunenud eelpilt sellest inimesest, aga mis siis, kui see ei vasta tõele? Sama puudutab otse loomulikult ka kõiki neid inimesi, keda võib-olla on siis nagu kuidagi hästi kõrgele tõstetud või upitatud või kellest on võib-olla loodud mingeid hästi ägedaid kuvandeid, mingid päästja ja heategija ja mis iganes. Neid oleme me hästi palju näinud siin troonidelt kukkumas, kõik need meie hoolega valitud aastaemad ja heategevuslike organisatsioonide eestvedajad ja siis see, kuidas nagu aeg paljastab nii mõndagi, on ju. Ehk siis ma väga innustan sind mitte ainult uskuma neid narratiive, mida meile täna nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil ja rääkimata siis isiklikust elust. Isiklikus elus on seda keerulisem jällegi märgata, sellepärast et me seal oleme jälle emotsionaalselt isiklikult seotud. Aga kõiges, mis puudutab võib-olla meie Eesti tasandit, mingisuguseid inimgruppe või siis rahvusvahelist tasandit, siis seal on lihtsam seda märgata
ja miks ma soovitan sul seda väga märgata, on see, et tegelikult läbi selle tulevad nähtavale ka sinu enda sellised sisemised automaatsed mõttemustrid, sinu enda võib-olla sellised triggerid, kus on sul nagu miski vajutab sinu mingisugusele nupule ja siis sa kohe valid mingi tugevalt polariseeritud seisukoha ja hakkad seda jõuliselt kaitsma. Nüüd, kui midagi sellist juhtub, siis ole hea, kui sa vähegi saad, tee paus ja hinga, ära pane sinna mingit reaktiivset tegu taha. Ja püüa korra pöörata pilk sissepoole, okei, davai, ma olen trigerdatud. Ja see inimene võib-olla vastab mingisugustele, ma võib-olla projitseerin talle midagi, mida ma ei taha endas näha, tunnistada, võib-olla ta sarnaneb mingisugusele ilgelt kaabakale inimesele minu minevikust, võib-olla on keegi mulle tema kohta midagi rääkinud, võib-olla ma tõlgendan mingeid sedalaadi tegusid halvana või vaenulikuna, aga kas see on absoluutne tõde? Absoluutset tõde kui sellist, ma arvan, et me võime leida ainult väga objektiivsete faktide tasandil, aga kõik see, mida tegelikult mingid inimesed meile edasi annavad, üldjoontes on moonutatud mingisuguse subjektiivse vaatenurga poolt ja jällegi meil on vaja neid erinevaid lähenemise vaatenurkasid, ma olen seda nii palju kuidagi rõhutanud ja toonitanud, et tegelikult meil ei ole vaja ja sellepärast mul ongi kuidagi nagu nii nõme jälgida seda või kuidagi nagu veitsa nagu kriibib, et me tegelikult hakkame vaigistama nii-öelda sellist teistsugust häält ja me üritame nagu kuidagi üha enam välja panna või siis kuidagi luua sellist ühelaadset inforuumi. Et meil on vaja erinevaid lähenemisi, meil on vaja erinevaid vaatenurkasid, meil on vaja erinevalt meelestatud inimesi, neid inimesi, kes näevadki samu olukordi erinevatelt tasanditelt, kellel on võib-olla erinevad isiklikud kogemused, sest läbi selle me oleme tegelikult meie ise, ühiskond, kõik meie indiviididena, meil on võimalik läbi erinevate vaatenurkade, läbi erinevate killukeste detailide hakata kokku panema enda individuaalset personaalset tõde, seda alatasa kahtluse alla seada ja uuendada. Ja see on teine asi, mida ma tahan ka selle videoga innustada sind tegema. Et kui sa kunagi oled ka, kas siis mingi olukorra või inimese või nähtuse või millegi osas loonud mingi väga jõulise seisukoha, siis kas see teenib sind täna? Kas see vastab ka täna tõele? Sina muutud, sina arened, aju peab säilitama oma plastilisuse, meil on väga vaja seda neuroplastilisust, võimet luua uusi seoseid, võimet avardada enda kasti, milles me elame, kasti, milles me mõtleme. Et on väga okei alatasa seada kahtluse alla ka enda tõekspidamised, maailmavaated ja luua see avatus millelegi muule, mitte pimesi uskuda siis igasuguseid autoriteetseid inimesi ja mingisuguseid väliseid infoallikaid, vaid koguda kokku killukesi ja panna kokku enda tervikpilti. Ja mingi hetk võib-olla ka tunnistada, et oota, aga see, kuidas ma varem asju nägin, ei ole enam see, kuidas ma täna asju näen. Igal juhul see, kes räägib loo autor või siis kõige osavam, kõige usutavam jutuvestja on see, kes loob narratiivi ja jutuvestjaid on meil täna rohkem kui kunagi varem ja kogu sellise persooni brändingu eesmärk on ka ju tegelikult rääkida endast selline võimalikult hea, võimalikult usutav lugu, presenteerida ennast võimalikult heas valguses selleks, et siis see teeniks mingit isiklikku hüvangut, eesmärki, kasu. Ehk siis maailm on täis lugusid, maailm on täis jutuvestjaid, maailm on täis tehnoloogiat, mis loob sulle väga kiire, väga pinnapealse, absoluutse tõena kõlava tõlgenduse ja meie kõigi, sinu enda, sinu lähedaste, sinu elu ja meie Eesti ühiskonna hüvangu nimel on meil erakordselt oluline hakata üha enam treenima enda individuaalset mõtlemise eristamisvõimet ja hakata üha enam küsima seda, et kes meile lugu räägib, miks ta seda lugu meile räägib, milline on tema enda isiklik kasu seal sees, kas see on absoluutne tõde. Kasuta võib-olla selle oskuse treenimiseks, hästi hea on kasutada poliitikat, hästi hea on kasutada mingeid üleisikulisi, ülerahvuseliseid teemasid
ja seal tegelikult, kui sa vähegi hakkad seda oskust arendama, sa hakkad üsna hästi nägema, et kuidas seal luuakse see võimudünaamika ja kuidas võimul olija on alati loo autor. See loo autor tegelikult teatud mõttes mängib Jumalat, sellepärast et tema otsustab, kes on hea, kes on halb ja tema on see nähtamatu niidi tõmbaja, kes tõmbab väga paljude, mitte ainult loos olevate tegelaste niite, vaid tõmbab tegelikult ka meie kui kaasa haaratud lugejate või kaasaelajate niite. Ja nii kui keegi teine tõmbab sinu alateadlikke niidikesi ja kui ta teeb seda nii, et sa ise ka sellest aru ei saa, siis kui vaba sa tegelikult oled.